Tere! Seekordses videos teeme juttu Gralusso surfujukitest. Üks ainulaadne leiutis selle firma poolt. Ujukid, mis võime voolus ujuda end kaldaga risti. Ideaalne püük kiires voolus, aeglases tehase toodangus on 3–20 grammini saadaval. Neid jälgima peaks nüüd seda, kaasas on neil ujukitel õpetus ja oleneb, kus poolt te nüüd püüdma hakata, millist poolt voolu. Et ujuk tuleb sättida nüüd nii, et antenni osa vaataks vastu voolu ja see osa siit vaataks vastu voolu ja samas antenni enda ujuk peaks olema risti 45 kraadiga, sest muidu ta hakkab takistama ja välja tõmbamine on väga raske. Et need asjad peab nüüd täidetud olema, et ujuk peaks õieti teisaldatud ujuk peaks välja nägema niimoodi, kui vool on nüüd siit poolt paremale. Selle ujuki raskustamiseks mina kasutan ümmargusi oliive. Samamoodi ujuki enda kaalus, kui mul on 15 grammine oliiv, siis ma olen võtnud kasutusele 10 grammise oliivi ja stopperdanud selle nüüd 3 alumise tinnaga ja 1 väikse ülemise tinnaga. Samamoodi on nüüd püügi käigus, see on nüüd lipsust mul 50 sendi kaugusel püügi algul ja on mängutinad pandud nüüd 15 sendi kauguselt. Lipsu pikkus on praegu 30, seda vastavalt vajadusele saan vahetada, muuta. Näitaks nüüd lähemalt ära selle ujuki toimega vees. Esmalt, kui te tahate söödaplatsi pealt püüda, siis võiksite ujuki lasta soovitud koha peale loodimine välja nagu kõigil ujukitel, et kasutatakse spetsiaalselt loodimistinasid, et vahest 5-6 visat, vahest 10 visat, vahest saab 2 viskega paika selle sügavuse. Visata natukene alla voolu, kergelt rist endaga. Ja nüüd videos äkki on näha, et kui ma hakkan kergelt tõmbama, ujuk hakkab ujuma rohkem keskele. Jube hästi on kontrollida, mingit teatud asendist ta fikseerib ennast nüüd kaldaga diagonaalis. Ujuki tasakaalustamisel tuleks jälgida seda, et pool antenni oleks tasakaalustamise käigus jääks vee alla, pool pinda, pool vee alla. Ja niimoodi nikerdades saate oma söödaplatsil rahulikult sööta liigutada, mängitada, kui vaja. Ja kui tahate täitsa seisma jätta ujuki, siis lihtsalt viskate oma söödaplatsist üle rahulikult ja fikseerite ta lihtsalt ära ja hoides nüüd ritv on teatud asendis, ta lihtsalt see ujuk jääbki seisma teil sinna söödaplatsile. Ja peate jälgima ja ootama lihtsalt, kui kala võtab. Väga lihtne, väga efektiivne püük, viima, särje, mis iganes kalaliikide puhul. Näitan ühte asja veel, et kui visates nüüd täitsa alla voolu, alla söödaplatsi ja hakata vaikselt oma poole kerima, siis see ujuk hakkab ujuma jõe keskele. Hoiab end kaldast kaugemale, ta ei tule nüüd vooluga kalda äärde. Ja kui soovite teatud punktis püüda, lihtsalt jätate ta lihtsalt seisma ja ujuk võtab täpselt selle asendi, kuhu te soovite ta jätta. Saab püüda seisu pealt, mängitada, liigutada, kõik võimalikke trikke teha, mis parasjagu kalale meeldib. Väga efektiivne püük viimapüügil, särg, säinas, latikas emajal. Ega see olekski selle ujuki nüüd viidutus, teil jääks endale üle natukene siin proovida asju ja kindlasti soovitaks kasutada nüüd raskustena ümmargusi oliive, sest neid mõjutab vool vähem. Mina kasutan konkreetselt Gralusso raskuseid. Neid on võimalik nüüd külle pealt lahti võtta, teisaldada, vahetada ujukeid vastavalt soovile, vahetada tinasid. Igasuguseid asju saab teha püügi käigus ja hästi kiiresti ja efektiivselt.
aga mis seal ikka, edukat proovimist teile selle ujuki katsetamisel, et ega ta kerge ei ole, et see asi endale käppa saada, aga asi on seda väärt kindlasti.